we kinda made it. Meil on hea töö, meil on hea stabiilne kodu, meil on turvalisus, stabiilsus ja ma suutsin seda kõike meile luua. Ja ma ei ole vist endale nagu aru andnud ja ma nüüd 4 kuud on paikne sellises kohas, kus mulle päriselt meeldib ja mu närvisüsteem on nagu nii rahulikuks läinud, et mul ikka käivad need nagu midagi kohe läheb. Kohe on nagu. Aga tegelikult on kõik hästi. Ja, vot. Nii et võib-olla see suvi äkki saab midagi filmitud, sest ma vahetab filmimine motiveeris mind ka rohkem trenni tegema, kõike seda. Ja mul on seda ausalt öeldes praegu vaja. Nii et teeme ära. Sa kukkusid siit on ju rattaga ja? Aian. Kas sul nai jäi praegu ka? Ei ole? Ma saan siit! Mis emme on? Mis asi? Õnnestus. Emme on kummitus, ja? Kas sa oled emmele musi? Kummitusele musu. Nii ma pesin seda oma halo nüüd seal ja oma juukseid ja siis ma lõikasin natuke need järku ka ja ma tahan näha nüüd, kas see on parem. Tegin lokid niimoodi, et halo oli peas. Susanna tegelikult pidi täna tulema näitama mulle, kuidas seda pähe panna ja veits vaadata, aga ma ei jõudnud ära vaadata, seega ma juba lõikasin neid. Et siit ma tahtsin veits rohkem järku ja ma toonisin ka neid natuke. Ja nüüd ma tahan näha, kas tagant on näha või ei ole näha seda rätti. Nagu, kas on parem? Muidu eest on küll mega nõus ikka. See emotsioon eile, kui ma need pähe sain ja ausalt see on kirjeldamatu. Kirjeldamatu tunne ja uskumatu. Pühapäevad ongi üldiselt sellised, et everything showerid, kõik siuke self-care, kodukoristus, nädalaks ette valmistumine, et rahulikult proovisingi siin raamatulainele saada, aga viimati ma lugesingi vist siis, kui ma läksin emaga sinna Türgi reisile ja see oli ka viimati, kui ma vlogisin ja selle reisiga ma tegelikult lõpetasin. Tiima tooted. No tšau! Tõi tundu mulle. Aitäh! Minno! Käisin objekti peal, sain puuriga on seinaugud, ülesse moodboardid, alla peegel, aga idealis sai ka üks toode meile valmis. Nii et ma lähen ka sellele järgi ja siis istun ilmselt kontoris. Ma ei tea, kas meil on väga palju midagi filmida, aga siin me oleme. Nagu viielisel oma koha peal. Teeme nüüd tööd. Mulle helistas mu emand
ma käisin oma rinnaga kontrollis esimest korda. Noored tüdrukud, kindlasti minge. Peale emaks saamist on see mure level või mure lävi kuidagi muutunud ja tundsin muret, käisin kontrollis. Tuli välja, et kõik on hästi, et on täiesti normaalne. Nii et äge oli nüüd, kui see mu oma emma-emand tegi seda kontrolli mulle Confidos ja nüüd ta helistas mulle ka, et check up ida, kuidas on ja veel rääkis, et ma olen väga rahul selle teenindusega, mis ma sealt sain. Aga nüüd teeme tööd ja siis me peame ühe sõidu tegema ja siis ilmselt, nagu ma ütlesin, me istume terve päeva õhtu ilmselt kontoris. Jep. Ma ei tea, ma ei hakka ju, ma nagu ei tunne, et ma ei hakka oma tööst rääkima teile või midagi sellist. Ma ei tea, praegu see tundub veel isiklik, et võtame aega. Võtame aega oma vahel, saame tuttavaks, vaikselt lasen teid oma maailma tagasi. Ma ei ole ju tegelikult isegi mujal väga midagi jaganud, et jah, baby steps, muidu ma jälle hirmutan ära ja ma tahan kõik kontod blokki tõmmata ja ma ei taha mitte midagi. Hirmutan iseennast ära nii-öelda selle exposure'iga, mis mul on ja et ma rahulikult. Meil on siis Hugoga siuke rutiin, et tema topib mulle hommikul neid autosid kotti ja siis lasteaias ma neid tunnustab ära, ma ei anna neid kaasa ja siis need on mul siin kõik laua peal. Siis ma võtan neid välja ja see on nii tore meenutus päeva jooksul. Teeme siis vähemalt mingi timelapsi või midagi siia vahele. Siis on vähemalt mingit sisu ka, ma ei mäletagi enam, kuidas seda asja. Kuule, lihas mälu, easy breezy. Saime kingitusega kätte. Kuulge, cheers, let's work. Mu telefoni vaja tööd teha. Pool mu tööd, sneak peek on nagu helistan. Mul on uus kava söömisega, et ma olen paastunud praegu, teen ainult smoothisid ja kodus teen endale suppi. Smoothid, supp, juurviljad, puuviljad ja marjad. Ja siis mingi kaerahelbed ja stuffid. Tere, väga piinlik. Nii harva, kui keegi sealt lifti pealt vastu tuleb, on ju. Ma jõudsin koju, ma tegin mingit kodulehe asja ja see üldse ei allunud mu tahtmisele, seega ma otsusen täna. Ma mingi 2 tundi nägin vaeva ja siis ma mõtlesin, et okei, et kui täna pressides ei lähe, et siis homme teeme edasi. Muud asjad ennaks sai tehtud. Ja ma hakkasin töölt ära minema ja siis mõtlesin, et okei, et see ajab mind nii närvi juba, et ma lähen minema ja siis tööas nüüd see kell ongi 5:30. Ma ei vaadanud üldse kella. Ja tänasel päeval nii-öelda sellel perioodil ongi siuke periood, kus tööalaselt ma kella ei vaata otseselt. Kui mul on Hugo pojanädal, siis ma muidugi vaatan ja olen rohkem nagu office houritel teen tööd. Aga muidu on kogu aeg ongoing. Aga tänaseks ma panen see puika siin kinni. Muusika kinni, ma tegin ennast valmis ja ma teen endale smoothit. Ja siis meil on aeg tegelikult minna. Ma lähen kontorisse ja istun õhtuni ilmselt seal. Ja jah, ma ei tea, kui põnev on vaadata, kuidas inimene tööl käib. Aga see on mu reaalsus nüüd. Ja ma väga armastan seda, mida ma teen, nii et ei ole hullu. Mul on porgand, mustikas, banaan, maasikas, vesi ja kõik. Jep. Sükest everyday asja on väga raske teha filmida, sest enamus ajast ma kuulan muusikat, tantsin, aga excuses, eks varsti kujuneb välja, varem sai ilusti kõike tehtud, nüüd on natuke vist imelik. Õues on suht selline vihmane päev. Tulin hommikul tööle valmis
sõdima, juba mingeid asju lahendama. Aga need said palju lihtsama ja kuidagi kergema lahenduse, kui ma oleksin oodanud. Ma olin valmis nagu rohkemaks, et ma olin juba hommikul enda stressilävel nii kõrgeks ajanud, et okei, no ma valmis nagu lahendusi mõtlema. Ja nüüd praegu kõik kuidagi jookseb väga ilusti. Ma siiani kahtlen, kas ma peaksin seda YouTube'i asja tegema. Seda ma siiamaani nagu ma filmin vahepeal. Aga siis ma ikka mõtlen, kas ma peaksin oma elu internetti panema. Iga päev praegu on see dilemma. Aga polegi mingeid muid mõtteid. Täna meie objekt avas ennast ja töö käib ja issand, ma ei oska mitte midagi muud öelda teile. See on täpselt see piir nagu selle vahel, et mida jagada ja mida mitte jagada. Ja samal ajal ma isegi ei otsusta seda, vaid ma tunnengi nagu mingit loomulikku plokki, et ma ei usalda nagu. Ja see on minu jaoks huvitav ja uus, sest ma olen nii privaatne olnud. Ja et see on hirmutavaks muutunud. Jaa. What should I do? Kes teab? Aga kuna see on siuke hobi, siis ma mõtlengi, et ma panen lihtsalt midagi välja. Mul ei ole mingit eesmärki iga nädal midagi postitada. Mul ei ole mingit eesmärki midagi saavutada sellega. Ainuke eesmärk on lihtsalt jäädvustada mingeid nagu momente, ägedaid momente, oma elu, ka seda lihtsust, et siis pärast oleks hea tagasi vaadata. Ja nüüd ma tunnen ma nii kinnine, et see ei tule nagu nii siiralt, kui varem tuli. Vaatame, äkki me mudime mind lahti. Ja kui ei mudi, siis ei ole minu jaoks. Nii lihtne ongi. Ma tahaks öelda tere hommikust, aga tegelikult on kell juba 11 ja ma olen üleval olnud üsna mitu tundi. Ja okei. Okei, ma olen siis taas haavatav või nagu avatud. Ühesõnaga, alati kui ma olen natukene sellises enesega kimpus kohas, siis hakkavad mingid mustrid läbivalt jooksma, kus halvad harjumused on kerge tulema ja sinna alla kuuluvad telefonis näiteks scrollimine, mitte lugemine. Pigem on see, mis ma ära jätan, kui see, mida ma tegema hakkan. Et ma hakkan ära jätma endale meeldivaid asju, mis ma tean, mis lõppkokkuvõttes annavad mulle palju rohkem juurde. Ja üks nendest on lugemine, kirjutamine, hommikul kohe vetsu tulemine, enda kord tegemine. Praegu mul on see, et ma lihtsalt hommikul ärkan üles, ma lähen sinna kohvimassina juurde ja ma olen lihtsalt mingi vesi keema. Siis istun, teen ennast korda, siis pesen hambad, võib-olla teen mingit smuutit, lähen välja, lähen tööle. Siis olenevalt nädalas, kas lähen Hugole järgi, tulen koju, teen süüa. Ja mingi siuke surnud rutiin on tekkinud ja need õhtused ajad ma eriti ei kasuta neid hästi ära, sest päevasel ajal on suhteliselt intensiivne see mõttekäigud ja kõik asjad ja otsustamine, hästi palju otsuseid on vaja teha ja. Kõik on palju, mis tähendab seda, et tegelikult ma peaks ennast kõige rohkem toetama praegu. Aga ma tunnen, et ma slipin. Ja esimene asi, mis ma teha tahan, on sotsiaalmeedia scrollimist täiesti välja jätta. 30 päeva äkki. Ja mis on parim motivaator? Selle kajastamine. Ja tõesti nagu contenti või siis nagu filmimine on ennast tõestanud kuidagi hea motivaatorina ja samal ajal paneb mind natuke mugavustsooni selle, et rääkida rohkem, sest nendel perioodidel ma kipun ka tõmbama hästi kinniseks, kes ei ole nagu väga minulik ja ma ei tunne ennast nagu parima endana. Nii et
nägu ka natuke paistes, aga pole hullu. Täna on 1. mai. 1. mai ei tähenda mu jaoks tegelikult väga mitte midagi. Ja muidu mõtlesin, lähen tööle, aga kuna muu tiim oli eile ka juba selline, et kuule, homme ei võtaks teiega lebolt, me sai esimene etapp ühel suurel objektil nagu läbi ja see on väga suur pingelangus praegu. Nii et täna on siis ikkagi vaba päev. Ja mis ma tänase päevaga teen? Ma arvan, et ma võiksin oma pesu ära panna, uue pesu pesema, trenni teha, nüüd kohe smuutit teha ja pärast mul on üks kohtumine ikkagi, üks on, nagu ma ühe teen. Ma pean selle ära tegema, ma tahan selle ära teha. Ja siis ma lähen pojale külla, tal issi juurde korra, me ei ole ammu catch-upinud lihtsalt ja mõtlesime, et teha väike catch-up. Ja siis ma tulen koju, teen suppi ja ma rohkem praegu pole plaane teinud. Aga vaatame vaikselt. Siis see müüa seal võib-olla mõtlesin tahad pigem mitte sõbrannadega me kasutame K3 muid asju ole ja tõesti just teile ka mida vaadata ei saa. Tõesti panustan väga palju aega oma juustesse ja oma juuste heaolule ja üleüldse, et neil oleks kõik hästi ja oma hammastele, mu hambarutiin on ka üsna pikk, aga ma tahtsin näidata, vaadake, kui terved ja paksud nad on. See on täiesti uskumatu. See on täiesti uskumatu. Ja ma olen käinud nüüd, ja ma ei värvi ka oma juukseid, ja ma olen käinud nüüd 4 kuud järjest medavitas, iga kuu siis ma pean nahka koorimas. Ja see on tõesti ju ära oodata, et mu juuksed oleks siiamaani juba. Aga mõeldes, et eelmine juuni lõpp, juuni algus, mai lõpp, valetan, mai lõpus ma lõikasin ju nad, kus nad olid mul mingi siiamaani või? Täpselt lõuani. Ja nüüd nad on kasvanud aastaga umbes. I would say it's a great success. Mul on ikka see oma lõikus on nii tugeva valt sirge, kuna ma tahan kasvatada juukseid, siis sirgena neid vist tagant väga näidata ei tahaks. Aga eest on küll väga ilus. Kuna halo annab rohkem pinda juustele ja juuksed tuule käes murduvad kergelt, siis ma lihtsalt lahti kandes panen nad päeval pähe, et anda juustele veidi pinda, toetuspinda ja kodus ei peagi see perfektne olema. Muusikapausile. Ma otsusin ikkagi, et kuna ma olen juba ühe korra neid halosid lõiganud lühemaks, nad on hästi pikad, ühed versioonid ja ma tahaks, nad näeks tegi natuke naturaalsemad välja ja siis ma saan neid välja nagu kasvatada, et mu oma juuksed jõuavad kiiremini siia, ma saan need uued võtta ja praegu ma lõikasin neid selle väikse otsa ära, et nad oleks siiamaani ja need näevad nii palju paremad välja ja nii palju realistlikult, sa ei saa arugi, kust minu juus algab või lõpeb või mis siin toimub. Ja kui siia teha otsa veel lokid, ei saa mitte midagi aru. Issand, kui mõnus. Kuna see oli mingi parim intrusive thought praegu, mis võitis. Vaatan, kas praegu on sirgelt on ju tagant ka muidugi. Ja siis nüüd on. Vaatame, ma praegu ei tee lokke vist. Swipe on väga fake. Andke kommentaarides märku, on väga fake või ei ole. Aga jah, see tunne on küll päris ja see... Küll see hääldaks juuksed on ikka naise voorus. Ma oleks kõik planeeritud, et okei, ma sain nüüd enam-vähem ennast korda meik tegemata, aga pesu sai valmis, seega
paneme pesu kuivama. Mitte ei pane veel ennast riidesse. Jehuu! Ja varsti hakkab vihmas sadama. Nii tore, et ma pean minema toast välja. Karina, jehuu! Meil on esimene sotsiaalmeedia vaba päev. Juhuu! Me oleme peas segi, aga pole hullu. Meil on nii palju tööd teha. Juhuu! Ma ei tea, mida see kõik pidi tähendama, aga... Pole paremat tunnet kui see, kui kõik pesu on pestud. Ennast mingi 160 kilti. Ma võin saada, et ma viin tema kodulinna ära. Lambist tuli see idee, vaata, et me oleme tema kodulinnas käinud. Siis kui me sealt linnast tagasi hakkas, läks... Teate, seal Miu poes. Miu pood. See on mingi Hiina pood. Seal müüakse 3 euroga selliseid lõhnakaid. Üli odavalt ja mul sai see otsa. Ja siis ma mõtlesin praegu, et mulle räigelt meeldib see Victoria's Secret'i Coconut Passion. Mul on see kogu aeg kotis. Mul on see dušikeel. Ja siis ma mõtlesin, mis siis kui? Ma panen siia sisse seda dušikeeli ja vett. Sustainability. Mina otsustasin, mina pean endale meiki tee. Kammisin kulmutank ära ja et võtab ühe päeva vabaks. Muidu ma ikkagi sätin ennast valmis või see on nagu minu armor, et hommikul minna välja, seda ennast korda. It's like putting on a mask ja siis, aga täna ma ei viitsi. Pääsed täis? Peaaegu täis. Let's see. Wait. I only show you. Ciao! Nii, me jõudsime koju. Ja me oleme jõudnud enda halodega tänasega nii kaugele, et kui ma ise ka katsun, ma ei saa aru, kust minu juuksed otseselt lõppevad või algavad või nagu selle pikkuse juures ja kõige juures ma ei saa üldse midagi aru. Nagu päriselt. Jaa, what the hell. Ta on ka näha. Oh, issaka mõnus. Okei, tänaseks on päev läbi. Man loves like this. What kind of man? Hello, my God. Kõik väärtustood. Sooviks seda superkombot, mida ma just nägin ekraani peal. Coca-Cola. Jah. Thank you. Saab sulas ka maksta, on ju? See on kõik. Jah. Ja see teadmise palun. Aitäh. Kuna ma mõtlesin, mul on täiesti mõtetu hakata praegu suppi tegema, sest ma lähen homme ema sünnipäevale maale niikuinii. Ehk siis see supp peaks koju seisma ja suppi võiks idee poolest pühapäeval teha kodus, et siis võiks mitu päeva suppi süüa. Ja siis ma tulin Maci Drive-Inni ja hakkas räigelt sadama ja lambist on mingi räige torm, nii et mul igasugune kilt kadus ära, et minna koju ja lugeda raamatut ja vaadata filmi ja mitte midagi teha. Nii et ma võtan see Maci Drive-Inni, kuulan mussi, chillin, naudin tegelikult, et see on väga-väga suur privileeg mu praeguse elutempo juures, et keegi ei taha must midagi otseselt ja mul ei viska kõnesid peale kogu aeg, mis on tore. Ja omalt poolt olen ka nüüd kõik ära teinud, nii et tegelikult on täpselt siuke mõnus relaxed situatsioon, kus mul tegelikult ju kõik paigas. Mu närvisüsteem ei ole harjunud. Aga me see panime, kuna see ilmselt inimesi huvitab, siis ma panin ka teraapiasse aja, järgmine kolmapäev on minu esimene teraapiaseanss, et et ei ole vaja oma lähedastele siin tampida igasuguseid asju, et
ma tunnen viimasel ajal lihtsalt, et ma ei soovi jagada mingeid asju mitte kellegagi. Et siuke tunne nagu ei usaldaks mitte kedagi. Ja samal ajal ma tunnen, et need ei ole ka mitte kellegi teise asjad. Ma ei tea, kuidagi veider. Ja see on oota. Nii, ma maksan kohe nüüd. Siis ma nägin edasi. Tere! Ja. Tarvis. Mõnus tööd. Nii. Et ei ole mõtet tampida ja ma ei tunne, et ma tahaks kellegagi jagada mingeid asju, et ma tahan saada nagu spetsialisti konstruktiivset tagasisidet, kuidas mingitest asjadest ja käitumismustritest päriselt lahti saada, et ma olen seda inimpsühholoogiat nagu nii kaua õppinud, et on mingid asjad, millega ma ei saa hakkama. Et ma oskan väga hästi uusi harjumusi ja kõik seda ennast muuta on hästi lihtne, aga nüüdseks minu jaoks. Aga on mingid mustrid, mis on ma tahaks seda kontrolli alt väljas, et tegelikult need on minu kontrolli all ja ma tahan spetsialistiga rääkida. Sest ma arvan, et see edendaks minu elu kvaliteeti üleüldiselt. Ma olen enda tervise eest hästi hoolitsema hakkama, tegin hambad korda, kõik asjad. Aitäh! See, mis mul praegu garderoobis toimub, on kriminaalne vist. Nagu kes selle peaks ära koristama? Ma mõtlesin, ma hakkan asju järjest siia maha panema, et lõpuks organiseerida, aga nagu what the hell is this? Ma unustasin mainida, et me lähme täna mu ema sünnipäevale. Hugo on juba seal. Tein praegu selle Citybi auto ära, mis mul maja ette eile parkisin, sest vihma sadas ja ma olin mugav. Õnneks ei läinud väga palju. Nii et jah, that's it. Epp tuli mulle järgi ja let's go maale. Auto hüppab tee. See ei ole kõige sirgem tee.